Tervitan teid Point TV stuudiost, mina olen Anton Lember. Täna me räägime teile digipiltidest, digipiltide mõõtudest ja digipiltide tellimisest ning võimalikest probleemidest, mis võivad tekkida. Kui te lähete pilte tellima, siis küsitakse, mis mõõdus pilte te soovite. Ja automaatne vastus võib olla, et soovite 10x15 pilte. 10x15 mõõt on kõige harjumuspärasem mõõt, nii nimetatud postkaart või A6 mõõt, millel on samuti olemas ka albumid ja pildiraamid. See mõõt on filmikasutajaid saatnud juba ligi 100 aastat ja sellepärast võib tunduda iseenesest mõistetav, et soovitakse 10x15 pilti. Aga nagu mujalgi, võib ka siin iseenesest mõistetavus tekitada väga palju probleeme. Nimelt see, et kui tuli digiajastu, siis digipeegelkaamerad häitsid alles siiski 10x15 standardi, nagu ka päris palju muid standardeid filmiajastust. Aga digikompaktid võtsid kasutusele teise külgede suhte. Kui 10x15 pildi külgede suhe on 2:3, siis kompaktkaamera pildi külgede suhe on 3:4. Sellel on mitu põhjuseid, miks võeti selline standard kasutusele. Eeskätt sellepärast, et klassikaline arvutimonitor, televiisor, videoprojektor kasutavad 3:4 külgede suhet. Teiseks kasutab ruudukujulisem sensor efektiivsemalt ära väikese objektiivi kujutist. Aga siit tekib ka probleem, sest 3:4 külgede suhtega pilt ei sobitu samale paberile kui 2:3 külgede suhtega pilt. Selle probleemi lahenduseks on tehtud 10x13 paberimõõt. See on siis lühem kui 10x15 paber, aga see ei ole ka täielik lahendus, kuna 10x13 paberile ei ole albumid ega pildiraame. Sellest probleemist mööda hiilimiseks on võimalik trükkida siis 3:4 külgede suhtega pilti 2:3 külgede suhtega paberile, aga siis tuleb teha kompromisse. Tuleb valida, kas pildist soovitakse lõigata üleliigne osa ära või siis mahutada pilt paberile niimoodi, et ülejäänud osa jääb valge. Siin on siis kompaktkaameraga tehtud pilt erinevates trükilahendustes. Kõige sobivam, nagu öeldud, on 10x13 pilt, mis jätab peale kõik, mida oli ka arvutist ja kaameraekraanilt näha. Sama pilti on võimalik trükkida harjumuspärasele 10x15 paberile. Vaikimisi tehakse seda niimoodi, et siis 3:4 külgede suhtest lõigatakse välja 2:3 külgede suhe ja selle tulemusena kaob siis pikematest servadest osa ära. Nagu näha, siin on katusenurk peal, aga sellel pildil on see katusenurk juba ära lõigatud. Seda on võimalik trükkida 10x15 paberile niimoodi, et pildi algne formaat mahutatakse paberiformaadi peale, aga selle tulemusena võib siis jääda pildiservadesse valge serv, aga kogu pilt on siiski peal, samamoodi nagu 10x13 paberi puhul. Kui need pildid panna albumisse, siis kõige paremini sobib siia loomulikult 10x15 pilt. 10x15 paberile trükitud mahutatud pilt täidab samuti tasku ära, kuigi siis jäävad näha valged servad, aga albumisse saab panna ka seda sama 10x13 pilti, mis puhul siis jääb lihtsalt taskust ots tühjaks. Albumi puhul see ei olegi nii häiriv, aga pildiraami puhul võib jääda see palju häirivam. Trükkides suuremaid pilte kohtume uuesti külgede suhte probleemiga. Järgmises suurusklassis ei ole erinevaid mõõte mitte 2, vaid lausa 3. On 15x20, 15x21 ja 15x23 mõõdud. Nendest siis 15x20 on 3:4 külgede suhtega, mis on siis kompaktkaamera pildi külgede suhe. Ja 15x23 on 2:3 külgede suhtega, nagu peegelkaamera pilt. Siit on siiski eelistatum variant kompaktkaamera, sellepärast et just 15x20 mõõdul on olemas pildiraamid. 15x21 ehk siis vahepealne mõõt on kõige lähedasem A5 mõõdule ja ka sellel on üksikud pildiraame. Nii et kui te ei tea, mis
missuguse raami sisse täpselt teil pilt minema hakkab, siis on soovitatav igaks juhuks teha 15x21 pilt ja võimalusel saab siis servast ära lõigata osa käsitsi. Sealt järgmine mõõt on A4. Siin valikuid ei olegi, A4 ongi täpselt samas mõõdus kui A4 formaadis kontoripaber ehk siis 21x29,7 cm. Mõningal juhul ümardatakse seda ka 21x30. Külgede suhtelt jääb ta kuskile 2/3 ja 3/4 külgede suhte vahele, mis tähendab, et nii kompaktkaamera kui peegelkaamera pildi puhul tuleb kuskilt servast ikkagi midagi ära lõigata. Osades Photopointi laborites on võimalik trükkida ka 30x45 pilti, mis on siis ligilähedane A3-le. Pildiraame küll täpselt sellel mõõdul ei ole, pildiraamid on 30x40 ehk 5 cm lühemad. Ja Rocca al Mare keskuses asuvas Photopointis on võimalik trükkida ka 30x91 panoraami. Muidugi mõista sellisele formaadile ei ole saada päris täpselt pildiraami. Sellised olid siis erinevad mõõdud, millest saab trükkida digipilte Photopointi digilaborites. Soovin teile meeldivat pildistamist!